Enamik people pleasereid ei ütle kunagi, ma elan teiste heaks. Nad ütlevad, ma olen lihtsalt hooliv, pole hullu, mul pole vahet. Aga vaatame seda ausalt. Sa ütled jah, kuigi su kehas on ilmselge ei. Sa tunned süüd, kui keegi on pettunud. Sa mõtled enne vastamist, mis on õige vastus. Ja päeva lõpuks oled sa olemas kõigi jaoks, välja arvatud iseenda jaoks. See ei ole lihtsalt iseloom, see on õpitud strateegia ja siin on oluline mõista. People pleasing ei ole headus, see on viis vältida ebamugavust. Rahu sõltus kunagi kellegi tujust, konflikt oli ohtlik, armastus tuli siis, kui sa olid tubli. Laps õpib sealt ühe loogilise asja. Kui ma kohanen, siis mind ei hüljata ja see töötas siis. Aga nüüd maksad sa selle eest oma elukvaliteediga. Ja siin tuleb mängu otsuse koht. Iga kord, kui keegi midagi sinult palub, on sul umbes 2 sekundit. Seal on valik, kas ma säilitan rahu või ma säilitan iseenda. Enamik meist valib automaatselt rahu, sest see tundub turvaline. Aga rahu, mis tuleb sinu enda arvelt, ei ole rahu. See on edasi lükatud konflikt. Ja see konflikt jõuab sinuni hiljem. Väsimusena, ärritusena, vaikse kibestumisena või tundena, et keegi ei näe mind päriselt. People pleasing ei hävita su elu korraga, see teeb seda vaikselt. Nii et järgmine kord, kui keegi midagi palub, ära vasta kohe. Ütle, ma mõtlen ja annan teada. See loob sulle ruumi märgata. Kas ma tahan seda päriselt või ma kardan, et keegi on äkki pettunud? See on see koht, kus heaolu tekib. Mitte siis, kui kõik on rahul, vaid siis, kui sa ei hülga iseennast. Süütunne ei tähenda alati, et sa tegid midagi valesti. Sageli tähendab see lihtsalt, et sa ei täitnud kellegi ootust. Ja sa ei ole kohustatud täitma kõiki ootusi, et olla väärtuslik. Heaolu ei ole ainult teistega arvestamine. See on ka iseendaga arvestamine. See algab väikestest otsustest. Vaid üks, ma mõtlen ja annan teada. Vaid üks, ma ei saa seekord, ilma pika selgituseta. Sest teistele meeldimine ei ole sama, mis austus. Aga iseenda austamine loob lõpuks mõlemad. Kui sa lõpetaksid täna teiste heaks elamise, mis oleks esimene asi, mida sa teeksid teistmoodi? Sest see ei ole iseloom, see on harjumus. Ja harjumused on otsuste kordamine.